Kallis televaataja, mul on hea meel teid endaga kaasa kutsuda järgmisele Rahasaate episoodile, milleks on Pere ja raha. See on esimene ja praegu ka ainuke saade, kus mind ei ole saates mina ja saatekülaline, aga on 3 tükki kokku. Nii et vaadake ja elage kaasa. Ahti ja Mari-Liis, väga hea meel on, et te olete siia saatesse tulnud. See on meie esimene ja ma arvan, et ka ainuke saade, kus meid on 3 tükki siin. Et kõik teised saated on olnud nii-öelda 2 inimesega. Ja mis mul tavaks on olnud, ma tahaks teiega kiiresti läbi käia teised saate teemad ja mis on teie esimesed mõtted, mis pähe tulevad nendest saate pealkirjadest. Ja esimene saade oli meil, mis on raha ja kust raha tuleb? Mis teie jaoks esimene asi on, mis pähe tuleb? Raha on vahend elus nii-öelda hakkama saamiseks, ostumüügi vahend. Me puudutasime ka teemat, et raha on kurja juur, mida hästi palju tõlgendatakse niipidi, et olete kindlasti kuulnud seda või on see kuidagi teistmoodi? Raha armastus on kurja juur, mitte raha. Ja, et raha selles koha pealt, ma täiustaksin Mari-Liisi juttu. Raha on väärtus, ta sümboliseerib seda väärtust, mida sa ise oled loonud enda tööga, enda mõttega. Ja kui sa seda ei hinda, siis sa ei hinda ise ennast. Aga kui sa seda armastad, siis sa armastad ise ennast ja see fookuspunkt läheb Jumalalt sinu enda peale ja see on halb. Järgmine oli meil, mis on laen? Kas laenata on hea? Et kuidas teil peres on suhestumine laenuga? Me ei ole, perena me ei ole kunagi laenu võtnud. Mina ei ole kunagi laenu võtnud, aga Mari... Mina olen õppelaenu võtnud läppari ostmiseks. Aga selles mõttes väga kihvt, ma arvan, et te olete Eestis üks väheseid peresid, kes ei ole seda teinud. Et ütleme üldjuhul ikkagi minul on jäänud mulje, et tahetakse saada midagi väga kiiresti, vaadatakse, mis naabril on ja siis lähtutakse sellest, et kui naabril on, mul on võimalik seda osta niimoodi, et ma võtan laenu ja saan, aga teie olete sellest üle saanud, et või mööda läinud ilusti. Et... No, mul pole laenu olnud, ma ei oska seda kommenteerida, mis tunne on, aga Mari-Liis, mis tunne oli? No ma maksin võimalikult kähku selle tagasi. Et selles mõttes ilma laenuta on tegelikult ilmselt selline vabaduse tunne, et... Jah, et midagi ei tiksu kuklas kuskil, et ma nüüd pean või et kui juhtub, ma ei tea, tööga midagi, et siis on sul laen ja kui sa ei saa maksta, siis mis pärast juhtub, et seda vaeva ei ole lihtsalt. Väga kihvt, et võiks ju tegelikult öelda, et üks väga suur tänapäevane stressiallikas on teil puudu tegelikult, et mõelda selle peale, mida Euribor teeb või ei tee või et selles mõttes, et võõras teema. Just. Aga mitte televaatajad, eks ole, mitte luua illusioone, et selles mõttes meil ei ole enda maja, kus me elame, meil ei ole seda enda kodu, me elame üüri pinna peal, et siin ei tasu, eks ole, kindlasti võtta, et näete, et neil ei ole laenu sellepärast, et neil on kõik olemas. Et see päris nii ei ole. Et me oleme teinud selle ohverduse, me ei ole võtnud laenu, et osta enda elamispinda, aga see oli teadlik otsus sellepärast, et kogu see energia panna laste kasvatamisse. Lihtsalt ohverdame selle elamispinna ja siis veedame rohkem aega lastega. Lihtsalt, et meil oleks see võimalik, Mari-Liis sai kodus olla, lapsed ei käinud lasteaias ja meil lihtsalt oli seda pidi võimalik. Okei, väga kihvt. Selles mõttes, et ainuke paar, kes meil saade, kus meil on ainuke 3-liikmeline meeskond ja tegelikult väga kihvt näide kohe sinna juurde. Siis... on teil mingi suhestumine investeerimisega, et miks ja millesse investeerida? Ja mitte raha ainult. Rahaliselt me ei ole sellega tegelenud, ma pole täpselt hästi aru saanud ja selle tõttu ma olen seda eemal hoidnud sellest, ütleme, kogu sellest investeerimise valdkonnas, lihtsalt ma ei mõista seda. Ja kui me ei mõista seda, ära tegele, siis see on kindel raha kadu. Ja nagu öeldud, kogu energia on pandud lastesse, et nende tulevik oleks selle võrra tervem,
ja meie suhe nendega oleks selle võrra tervem, koduelu selle võrra parem. Okay. Et tegelikult võib öelda just seesama, millest meie investeerimise saade räägib, et kõigepealt peaks investeerima enda teistesse eluvaldkondadesse, mis on tähtsamad ehk pere ja lapsed, et teie oletegi seda teinud. No, ma teist vaadanud ei ole, ju siis. Siis ma hüppangi siit üle, et meil üks saade oli investeerimine aktsiatesse ja investeerimine kinnisvarasse. Et see on võib-olla meil sinuga kunagi sauna teema jutt, et saame põrgatada mõtteid. Siis on tänane saade meil Raha ja pere ja peale seda on meil tulemas veel 2 saadet, on Raha ja kogudus. On üks, et kas koguduses peaks rääkima rahast ja kui palju üldse raha kogudusega suhtestub? On sul kommentaare? Kindlasti peab, ega kogudus ei saa ka ilma rahata toimida. Kulutusi ju on ja kas või pärast teenistust kohvilauad ja asjad kõik tegelikult ju vajab raha. Ja koguduses on ju ka kulutuste poole pealt kas vabatahtlikud või põhitöökohaga pastor näiteks, et palju sageli ma olen kuulnud kommentaari, et miks me peaks pastoril maksma, aga kui ta teebki põhitöökohaga seda, siis kus ta peaks leiva lauale saama või et tegelikult täitsa loogiline, et võiks saada. Ja üks teema on siis veel raha ja oma ettevõte ja kindlasti see on ka üks asi, mis väga tihedalt ju käib kokku, et oma ettevõtlust ilma rahata. Ettevõtlus selles mõttes ongi ju on väärtuse loomine, väärtus tõlgendub rahasse ja kui sa lood väärtust ja keegi selle väärtuse üles korjab, siis ta annab sulle selle vastu enda loodud väärtuse, mis tavaliselt meie ühiskonnas on raha. Oma ettevõte annab sulle selle vabaduse teatud määral. Et sa oled natuke ikkagi oma aja peremees, kuid meie õndsas konnatiigis tähendab kõike seda, et sa oled ikkagi üsna palju rakkes, pead väga palju ära tegema ise ja seda vabadust niivõrd, kuivõrd peale ei tule, sellepärast turg on väike. Aga kui õigesti asi ära planeerida põhjalikult, siis on täiesti võimalik, on luua oma väärtust tegev väikene ettevõte, mis kasvab suuremaks ja sellega teha enda järeltuleva põlve elu lihtsamaks. Siinkohal ma pean mainima tegelikult, et sina olid see, kes mulle ühe hästi huvitava kontakti kunagi nii-öelda tutvustasid, oli Peter Daniels, kes on Austraalia kristlik ärimees ja ma pean ütlema, et tema käest mina olen hästi palju saanud, et just kuna tema oli kinnisvara valdkonnas alguses tugevasti, siis ja mulle see meeldib, siis tema käest oli hästi palju selliseid õpetusi ja õppetunde saada. Ega tegelikult liiga palju selliseid avalikke kõnelejaid kristlikke ärimehi ei ole, et selles mõttes ta oli, soovitan ka meie vaatajatele tegelikult uurida tema kohta, et väga kihvtid õpetused on tal tegelikult. YouTube'is on tema kohta natukene infot, et ta liiga laialt ei levi, et ikkagi peab tema enda Peter Daniels kommi pealt vaatama ja sealt kaudu seda otsima. Aga ta selles mõttes, et vaatajatele, et ta on hästi põhimõttekindel ja tal on eesmärk on õige koha peal, et see ei ole lihtsalt, et ajada raha kokku. Et tema eesmärk on võimalikult palju raha ära anda. See on selline täiesti teistmoodi eesmärk, kui me võtame tänapäevase sellise tava võib-olla ärimentaliteedi. Aga nüüd meie tänase saate juurde on Raha ja pere ja päris elulised kogemused. Nüüd ma alustaks seda kirjakohaga. Moosese 2.24 on öeldud, et seepärast mees jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nad saavad üheks lihaks. Et sellega seoses ma kuulsin ühte huvitavat hetke YouTube'is mingi naisterahvas tegi oma podcasti ja ütles, et temaks oli vau hetk, kui keegi oli öelnud talle, et tead, kui sa oma mehega abiellud, siis temast saab sinu kõige lähedasem pereliige ja see oli tema jaoks nagu vau, mõtle selle peale. Et kuidas teil sellega on, et kas sina elad veel vanemate juures või olete te ühe katuse alla kokku läinud? Õnneks mul oli see, et ema lõi mu kodust välja piisavalt varakult. Piltlikult tõsteti ukse taha ja elan oma elu nüüd. Aga ma täiustaksin seda Moosese kirja kohta Uue Testamendiga. Ja kogu Uus Testament
täiustab Vana Testamenti. Ta täitab ära seal lüngad, mida Vana Testament teha ei saanud. Jeesus ütleb ka seda, et arm tuli selleks, et täita lüngad, mida seadus ei suuda täita. Vana Testament ongi seadus. Seadus, jah. Ja aga noh, nii pulkades, kui sa selle seaduse ajad, mingi asi jääb ikka katmata. Leitakse mingi koht ikka, aga see ei kehti siin kohas. Ja siis tehakse siin, aga nüüd siin ei kehti jälle. Aga siis arm ongi selle jaoks, et kõik need vahed katab ilusti ära. Aga see on nagu teine külg on ka, et teeb ka asja karmimaks. Et kui Mooses ütles, et mees jätab maha, siis Jeesus ütles, nüüdsest peale on tüli. Ühes majas 5 inimest, 2 3 vastu, 3 2 vastu, isa poja vastu, ema tütre vastu, tütar ämma vastu. Ja mitte, et mees ja naine ei hoia omavahel kokku, vaid Jeesus ütles, nüüd kuna te ei suutnud välja kolida, nüüd on nii, et te peate välja kolima. Ja see, et nüüd abiellunud paar ei saa elada enam oma vanemate juures, sest seal mingisugune lugesin välja sealt, on nii, et nad elasid mehe vanemate juures ja naise ema kolis ka veel sinna sisse. Ja see ei toimi enam. See on küsimus, et kes see otsustab päeva lõpuks, kes see juhib seda vankrit? Ja see ongi niimoodi, ühiskond ei saa niimoodi edasi minna, kui kõik on kohe elavad ühe katuse all, sest iga perekond on uus ja ta muutub. Ja pühavõim ütleb ka, et vaata, ma teen uut, see tärkab, kas sa ei märka. Aga te ei saa midagi uut teha, kui kõik on oma vanast traditsioonis kinni. Miks me asju nii teeme? Sest vanaisa tegi niimoodi ja see kandub edasi, ühiskond ei liigu edasi selle pärast. Jeesus ütles, et nii, nüüd kolite üksteisest lahku. Te ei saa ühe katuse all elada, te peate lahku kolima, oma pere edasi minema, sest siis ma saan teiega tööd teha. Seni kaua, kuni te olete oma kombetalituses kinni, ma ei saa midagi teha, nii kolige lahku. Kas siin võiks võtta ka tegelikult meestele võib-olla koputada kuhugi südame peale, et see on tegelikult vastutuse võtmise koht? Et sa pead oma pere nii-öelda eraldi viima, ehitama turvalise pesa, vahet ei ole nagu mis viisil sa seda teed, aga ikkagi sina pead juhtima nad välja ja nii-öelda oma tiiva all põhimõtteliselt hoidma. Kindlasti. Ja vot see ongi see, et kui ollakse vanemate juures, siis mees on oma ema poeg seal, keda siis tema ema hoiab ilusti tiiva all, tema abikaasa pole piisavalt hea, siis on, eks ole, seal naise ema, kelle jaoks mees pole piisavalt hea ja siis on seal see vanaisa, kes siis kõik üritab hallata ja see ei liigu mitte kuhugi. Jah, kusjuures pean ütlema ka, et minu ema, keda ma väga armastan ja tema armastab meid ka, aga meil on ikka jälle neid olukordasid, kus ta tuleb meile külla ja siis ta leiab oma suurest armastusest, kuidas me peaks asju ikkagi tegema niipidi või naapidi või kolmandat pidi. Ja meil on neid vestlusi olnud päris palju, kus ma pean ütlema, et ema, kahjuks see on meie pere, meie otsustame. Isegi kui me teeme valesti midagi, siis me õpime oma vigadest ise ja lase meil seda teha. Sinul oli sinu võimalus, sinu lapsed läksid minema, et lase meil nüüd ise toimetada. Ja ma näen, kui keeruline tal on seda vastu võtta teinekord ja isegi on pidanud sinnani minema tema paus. Nüüd ma pean su koju viima, mõtleme asjad üle järgi, teeme järgmine kord uuesti. Et ühesõnaga, ma usun ka, et on oluline, et mees peab koos oma naisega ise neid asju ajama ja vanemad peavad elavad. Tegelikult võiks ju võtta niipidi, et saavad oma asju edasi teha ja linnupojad läksid pesast välja ja vabadus. Ja just, et tore on ju minna niimoodi lastele külla, et kui üle viskab, siis lähed ise minema ja et kui endal on väiksed lapsed, ma mõtlen selle peale, et päris äge oleks, et esimene selline kusjuures natukene vabadushetk tuli, ma ütlen, kui meil mõlemad lapsed olid, tütar oli 4. poeg läks 1. ja siis oli see, et peale kooli ta tuli ja mõlemad juba oskasid ise endale panni peal süüa teha ja ma ei tea, kas täna lubatakse sellist asja, aga igal juhul mõlemad oskavad endale ise süüa teha, et siis sa said nagu sellise naisega mingi ajalise vabadus, et saad välja minna nii, et sa ei pea nagu paar tundi mõtlema võib-olla päris, mis toimub. Et jah, huvitav on, et vanemad ei taha meil seda teinekord teha. Ei, ütleme see nagu põhimõte, ma armastan oma ema väga ja ta on hästi tore ja mulle meeldib, kui ta meile külas käib ja hoiab lapsi ja koera ja kõik see on hästi tore. Aga ma olen emale tänulik selle eest ka, et mu välja lõi õigel hetkel. Aitäh ema selle eest. Kusjuures meil on sinuga, ma ei teadnud seda, aga meil on sarnane nagu olukord, et mind välja ei löödud, aga mul oli nagu elu sunnil. Ma olin mingi 14, kui ma pidin hakkama üksinda elama ja teistpidi ma ütlen, et see
kasvatas oluliselt kiiremini tegelikult ülesse. Õnneks mul ikkagi tunduvalt hiljem see asi. Ei, mul oli jah, selles mõttes varem, aga ma olen ka naljatanud siin, et ei olnud aega puberteeti läbi elada, et pidi kiiresti suureks kasvama. Aga ma tavaks on olnud, et ma olen kasutanud nimetame oma sõpra AI-d, kuna ma ei oska ise joonistada ja disainerid ka ei ole käe pärast võtta. Ja me vorpisime valmis minu mõtetega sellise pildi, kus on siis paremal pool paar, kes on valinud, et neil on ühine rahakott selle ülekantud tähenduses, kas siis võib-olla mõnel paaril füüsiliselt ongi üks rahakott ainult. Ja siis on teine paar, kellel on erinevad rahakotid ja naisel on lausa mingil põhjusel 2 rahakotti. Et mis teie lähenemine sellel on, et paari suhtes rahaasjade ajamine siis kas koos või eraldi? Meil tegelikult siis, kui me otsustasime, et me abiellume, siis meil piltlikult sai rahakott ühiseks, sest meil oli eesmärk pulmadeks raha kõrvale panna ja me teadsime, et kõik, mis üle jääb, läheb niikuinii ühisesse potti. Et sellest hetkest alates oli meil tegelikult rahakott ühine. Minu arust oli juba varem. Et seal nagu kulutused, mis juba enne seda toimusid, olid juba vaikselt juba see, enne kui me kihlusime, see kulude jaotamine kuidagi hakkas nagu väga hajuma. Et sealt nagu polnud juba siis seda, et see on sinu ja see on minu. Aga kas te siis põhimõtteliselt kohe otsustasite või arvestasite sellega, et ongi mina enam ei mõtle ainult enda asjade peale, enda soovide peale, mida ma tahan, vaid nüüd on meie ühised soovid ja kui midagi osta vaja on suuremat või ükskõik, et kuidas teil see läks, et otsustasitki, et kuule, ma tahaks osta endale neid paari tosse või midagi, või et kas on mingi summa, kust maalt alates te nagu lepite kokku näiteks, et kindlasti on televaatajale huvitav nagu aru saada. Sellega see nagu kujunes kuidagi niimoodi, me ei leppinud midagi kokku, see lihtsalt oli. Me ei ole jah nagu rääkinud, et võt nüüd see summa on see, kust me edasi kokku lepime. Et muidugi, kui mul on uusi riideid vaja, vahtil on midagi vaja, jah, lähme ostame, et see on selline nagu vajadus, et me oleme mõlemad suht samade rahakasutuse viisidega, põhimõtetega, et me ei raiska nagu plingi ja siukse välise uhkuse peale üleliia raha, et pigem nagu praktilise lähenemisega, kui on tossud läbi, no ilmselgelt sa pead uued ostma ja ostadki pigem nagu kvaliteetse, mis kestab kauem, kui et sa ostad iga kuu uued, on ja. Et see on nagu siuke elementaarne. Kui on ühine kodu, siis suured kulutused on paratamatult ühised. Aga mida te ütleksite võib-olla nendele paaridele, kes on mingil põhjusel olukorras, kus nad teevad neid asju eraldi, et mis teie näeksite seal nagu seda riski poolt? Sest mina näen ainult, tegelikult ma näen ainult plusse selles, et miks nagu ühine peaks olema, aga just kui ajad asju eraldi. Ma pigem küsiks nende käest, et miks te eraldi ajate asju? Et miks te tõstate rahakotid eraldi? Miks on mehe raha ja miks on naise raha? Et kas te ei ole üks perekond? Kas te ei tegutse ühe eesmärgi nimel? Kas te ei toeta üksteist? Miks te niimoodi eraldi kõike lööte siis? Ja kodused kulud on ju ka ühised. Ja, et seal peres on midagi muud väga valesti, et millega peaks nagu enne tegelema, et kui hakata vaatama, et kulutage raha koos. Seal on eelnevalt on mingisugune midagi toimunud selleks, et nad ei pane raha ühte kohta. Et tegelikult see on selline väga konkreetne vastus, aga see on mingi teema, millega võib-olla see paar võiks vaadata tegelikult peeglisse ja üksteisele otsa, et mis siis toimub, et miks me ei saa jõuda sinna, nii et me paneme asjad ühte kohta kokku. Et võib-olla see teema läheb tagasi siis sellise üldise arusaamine, et mis asi see paari suhe nagu on, see sama kirja koht, et tegelikult kui me läksime kokku, siis me oleme, selle peaks lahti selgitama võib-olla, et mis tähendab, et me oleme üks liha, aga kui nagu lihtsas keeles võib öelda, et meil lihtsalt 2 inimest saavadki üheks, kõik tegevused, otsused, toimingud peaksid nii-öelda kooskõlas käima. Et kui me rahaasju eraldi arvestame, siis ilmselt me arvestame ka mingeid muid asju eraldi. Et seal on, ma arvan, pigem kuskil on usalduse küsimus. Miks ei usaldata? Aga ma siis ühe asja küsin niimoodi konkreetselt, et igal juhul paari suhtes tekib olukordasid, kus mingit asja nähakse erinevalt. Et kas teil on mingi ostu kohaselt olnud arvamus nagu erinev, et üks tahab ja teine ei taha? Et võib-olla selline näide, et kuidas teie sellist asja lahendaksite? Meil on olnud natukene siukseid vaidluseid, kas või see külmkapi ost.
kus Ahti mõtles, et ostame odavama ja hoiame kokku. Me leidsime firma ja valisime 2 mudeli vahel. Et võtame odavama, et see on nõks väiksem, mis me ikka suurega teeme. Aga mina nagu olles rohkem kodus teades, kui täis see külmkapp vahel on, ütlesin, tead, et võtame ikkagi suurema. Ja siis ma leidsin lõpuks, ütlesin, et kuule, aga see suurem on vaiksem. Ja sellega ma müüsin selle nii-öelda Ahtile maha. Aga mitte sellepärast, et lihtsalt saada uhkemat asja, aga ma teadsin, et see on praktilisem, sest see suur on meil ka silmini täis olnud. Ja tegelikult Ahtil on pärast hea meel olnud. Ja, see 15 sentimeetrit on kõvasti juurde andnud. Aga tegelikult selles mõttes, et minu arvates väga hea näide sellest, et teil nagu tekkis alguses mingisugune erinev nägemus, aga nagu arutlesite läbi selle ja tegelikult on väga kihvt ka see minu mõnest, et nagu tehnilistes asjades nii-öelda naine nägi, et võiks olla see ja lähme seda teed. Ei, seal on lihtsalt see, et ma olen väga palju säästlikum. Kõiges oma kulutustes ma vaatan, kuidas saaks minimaalsest asjast maksimaalse välja pigistada ja kui ma pean ennast ohverdama enda mugavust, siis see ei maksa ju midagi. Siis selle võrra see on ju lihtsamini. Ja meil on muid oste ka olnud siin, mitte et seda televaatajat eksitada, et kõik on ideaalne selles maailmas. Poiss tahtis trumme. Mari-Liis ei tahtnud trumme. Sest esiteks müra tekitavad, kus ta paneb need, sest on tõesti jõud ruumi, kuhu neid panna. Ja siis poiss väga tahtis, siis ma tellisin need trummid ära. Ei öelnud Mari-Liisile midagi, siis tossi ära trummid. Ja siis Mari-Liis üks päev koju helistab, mis kastid siin on? Seal on kastid. Mis seal kastid sees? Seal on teised kastid seal sees. Ma tegin ühe korra täpselt sama asja. Mul on endal on tütrega selline meeldivad tehnikaasjad. Aga poisiga on lihtsam, talle meeldivad sellised, lihtsalt kui on transformer, vahet ei ole, kas see maksab 1 euro või rohkem, nagu see number tema jaoks on savi, et lihtsalt uus äge transformer, siis ta teeb sahtli lahti, siis ta on seal nagu kubiseb transformeritest, aga kuna neid saab mõnikord kilo hinnaga kuskilt, siis on kerge. Tütre, ma ei tea, kas ma olen ise kuidagi ära rikkunud selles mõttes või lihtsalt talle meeldivadki samad asjad, mis mulle meeldi, igasugused tehnikad. Ja mingi hetk ma nüüd ei mäleta ka mingi mängukonsooli ma ostsin talle niimoodi, et ma ei rääkinud seda naisega läbi ja siis kõne oli selles mõttes samasugune, et mis see on ja siis ma ei mäleta, kuidas ma proovisin sellest ümber minna või kuidagi mingeid põhjendusi välja mõelda, aga selles mõttes, et ma olin sügavas augus omadega tegelikult. Et aga väga kihvt näide, et selles mõttes paari suhtes ongi olukordasid, mis meil teinekord saab lihtsamini läbi arutada ja siis teinekord on jälle natukene keerulisem. No samas ma täiustaks, et jah, me ei leppinud seda kokku, aga ma ei pea viha ka või mul ei ole enam okast hingest, sest et raha tuleb ja läheb tegelikult. Järgmine kuu tuleb uus ja kui me nälga ei jää selle pärast, et need trummid seal majas on, siis las ta siis olla. Aga sa ütlesid selles mõttes huvitav asja nüüd, et milline on sinu eeldus, et ongi, et põhiasjad, kui perel on kaetud, siis see on nagu suures osas tegelikult ongi see tähtis asi sinu jaoks. Ongi katus on pea kohal, toit on olemas, et sa hindad nii-öelda seda ühena kõige rohkem võib-olla siis. Jah. Okei. Nüüd lähme mingitesse teemadesse sisse, et esimene oleks eelarve. Et kas te peate mingisugust sellist konkreetset eelarvet, Exceli tabel, ma ei tea, kui täpseks te sellega läinud olete? Me kunagi tegime, siis kui veel lapsi ei olnud, siis me suurusjärk aasta kuni 2 panime kõik kulutused kirja kategooriate kaupa, lihtsalt et aimu saada, kuhu raha läheb. Ja sealt oli päris hea näha, kui palju maksis Ergioskist ostetud šokolaad. Ja me ei ostnud Ergioskist šokolaadi. Et mingid asjad ta tõi välja, me enam edasi pole teinud, et tulid lapsed, siis ei ole nagu aega sellega tegeleda. Aga sealt me saime juba ise siukse suuna kätte, et kust maalt on mõistlik, kust maalt ei ole mõistlik. Aga me ikkagi oleme lähtunud sellest, et põhivajadused saaksid kaetud, arved makstud, toit oleks laual ja kui kuu lõpus üle jääb, siis on juba hästi. Et selle koha pealt see Mari-Liis oli hästi tubli selle nende tšekkidega seal. Tookord, kui me seda arvet pidame, ei olnud mingisugust moodsat lahendust, maksab muudkui ainult 1 kaardiga ja siis pärast vaatab pangast, eks ole, teed seal oma kokkuvõtte. Kõik tšekid tuli käsitsi sisse toksida tarkvarasse. Ja see,
kui selgus peale paari kuu kokkuvõtet, tegid selle kulude-tulude aruande ja nägid sealt, kuhu raha läks ja kui suur summa läks mul lihtsalt mingisuguste emotsiooniostude peale või sellised harjumuspärased kulutused, mis otseselt ei olnud mitte mingil moel vajalikud, siis see distsiplineeris väga. Sest me jagasime minu arust toidu ära ka niimoodi, et toit, mida me koju ostame, ja siis olid need siuke nagu, ma ei tea, meelelahutused toit või väljas söömised, mida reaalselt vaja ei olnud, oleks võinud kodus teha, või siis ongi, et ostad mingit ninni-nänni, mingit magusat või siukest, mida vaja ei ole, aga lihtsalt nagu rõõmuks, et need me panime eraldi, et näha lihtsalt, mis see vahekord on ja kui palju kuhu läheb. Okay. Aga on teil ka mingisugune teadlik rida kuskil peas võib-olla siis, et ongi kõrvale panna, ma ei tea, kuhugi perega minna või kas te teadlikult nagu säästate kuhugi purki ka piltlikult või kui oluline see teie jaoks on? Me teadlikult et nüüd peab kuu lõpuks nii palju järgi jääma, et meil niimoodi pole, et see alguse pall sai nii õigesti veerema, et me suudame ikkagi jooksvalt vaadata, et see nüüd, eks ole, see kulutus on sellise iseloomuga, ma teen seda või ma ei tee seda ja seda aruandlust pole enam nii palju sinna taustale vaja ja sellepärast nagu seda me ei jälgi, et nüüd nii palju järgi jääks, et me oleme oma kulutustega ettevaatlikud ja meil jääb järgi. Ja see, mis järgi jääb, selle me paneme niimoodi kuskil järgmise koha peale, et seda me ei puudu. Me oleme teinud, ma täiustan lihtsalt, et oleme teinud niimoodi, et me saame iga kuu hakkama kuupalgaga ja kõik, mis jääb järgi eelmisest kuust, selle me järgmise palga tulles tõstame ära selle eelmise. Et meil on iga kuu nagu see kuupalk ja me ei võta rohkem, me ei võta kuskilt eelmisest kuust varu. Selline lihtne põhimõte siis piltlikult, et kuluta vähem, või kuluta vähem, kui sa teenid ja mis tegelikult sobib igasse ettevõtmisse, igasse perre, et lihtne loogika. Ja eesmärk ei ole, et saaks nüüd kuu lõpuks 0 ja et kui jääb järgi, siis väga tervitatav. Ja siis ma saan aru, et see varasem eelarve pidamine tekitas sellise üleüldise arusaama, et enam teate, mis on mõistlikud kulutused, mis ei ole. Te ei pea nüüd enam silma peal hoidma, aga siis automaatselt tuleb põhimõtteliselt iga kuu see välja, et elame nagu oma, ongi nii nagu meil perel vaja on ja väga kihvt. Siis kas te toidu planeerimisega teete ilmselt ka midagi siis? Ja see on niisugune väga suur ajugümnastika. Ta ei ole otseselt planeerimine, ma käin korra nädalas poes ja proovin nagu nädala toidu ära osta, mis tähendab, et ma pean ette mõtlema, mida ma järgmine nädal süüa teen. Aga minu jaoks on huvitav teada kohe see on nüüd enda pere näitelt, kui palju teil lapsed söövad sama toitu järjest või on nagu nõus sööma? Ma natukene väärtustan ka oma aega. Meil on see lugu, et ma teen lõunasöögid ka ise, lapsed võtavad kodust kaasa. Ja ma ise võtan tööle kaasa ja Ahti sööb ka kodust toit, et on ta siis kodukontoris ja käib tööl, ta võtab ka kaasa. Ehk siis me arvestame ikkagi 3 toidukorda päevas, ise teeme. Ja kuna ma natuke olen ka laisk, siis ma teen 3 päeva toidu korraga. Et ongi ühel õhtul ta on valmis järgmiseks 3 päevaks. Lõunasöögid ja kõik asjad valmis, et näed laisk siis. Tagasihoidlik. Ma ei peaks töölt tulles iga õhtu tegema uut toitu, siis Ahti ka aitab, et ma ei tee üksi. Ja tavaliselt tulebki suur potitäis 3 päevaks. Et just me valime siukse toidu siis, mida on lihtne, et hommikul soojaks paned termosesse kaasa ja siis on hea süüa. Ja lastega on niimoodi, et see on söök. Sööd, ei söö või et kui palju seal tekib, sest et meil on kindlasti ma olen ise mingi hetk ära rikkunud, tunnistan, aga lihtsama vastupanu teed minnes ma olen seal kuskilt poest ostnud mingi valmis toidu kaasa näiteks ja nii edasi, aga see tekitas mingi hetk olukorra, kus poisiga on lihtsam, võib-olla tütrega oli rohkem, et ta tahtiski saada siis nagu mujalt ja nüüd ma nagu teen seda teistpidi tagasi. Aga tal on see teema ja minul on tegelikult ka sees olnud, et ma nagu ideaalis ei tahaks süüa sama asja järjest kogu aeg. Et ma võin süüa nagu võib-olla üle päeva ja küsimus ei ole koduses toidus, aga lihtsalt tahaks kartuliputru ja hakliakastet süüa nagu 3 päeva järjest. Aga see on, peab peeglisse vaatama ega seal muud midagi. Aga ühesõnaga, kuidas teil sellega on, et kui palju lapsed pipardavad, et ei taha või on see teema? No pipardavad. Meil on vanemal lapsel on mingil määral söömisprobleem
et tal mingid teatud toidud ei lähe ja see ei ole lihtsalt pipardamine, ta reaalselt hakkab öökima selle peale. Ja noh, ma ei taha nagu tekitada talle sellega lisastressi, et siis ma leian sellise kuldse kesktee, ehk siis toidud, mida kõik söövad ja mis tegelikult ikkagi noh, ma ajan ka tervislikkust natuke taga, et ei ole ainult makaron, ikkagi proovime köögivilja teha, noh, püreesupp on väga hea, keegi ei näe, mis seal sees on, keegi öögi on, maitsestad ära ja läheb kõik, on ju. Et me jah, üritame leida ikkagi, igal ühel on omad kiiksud, kes mida sööb, et ikkagi, et see toit oleks meeldiv. Ja te nagu lepite ennem kokku teineteise harjumused ja siis vastavalt sellele teete... Okei. Nüüd kulutused laste peale, et kuidas te nendega tegelete? Mõistlikult. Mõistlikult. Samad mingid laste hobid ja... No lapse arengut peab toetama. Aga no see nagu ma siin üritan mitte luua vale arusaama meie perest, et kõik on ilus ja roosiline, et näidata, et noh, see on nagu varjukülgi on ka. See rong läks ammu ära juba. Kõigil on häbi. Aga no lapsed ka käivad koolis, aga nendel on kõik hästi. Minu klassivennad saavad kõik, mis nad tahavad. Kõik on kõige parem. Aga no tekib see efekt, et inimene vaatab, aga tal on ju need asjad olemas. Kui mul oleks need asjad olemas, siis teiste asjadega sammu tegeletud. Inimeste prioriteedid on erinevad. Ja et kui ühel on mingi asi tähtis, teisel on hoopis teine asi tähtis. Kui vaadatakse, et et eks ole, lapsed on korras, järelikult kõik oma maja ja kallis auto ja kõikide sõidavad mis lennukitega ringi. No ei, meil ei ole mitte midagi sellest, sest see rõhuasetus on olnud teine. Ja me üritame lastele ka selliseks teha, et kuulge, saage aru, et see ei käi niimoodi, et see klassikaaslased ja sõbrad käivad muutkuvaga mööda pood ja kõiki neile ostetakse kokku, mida nii ka selleks arvavad. Et see päris nii ei ole, et katsuge nüüd sellest aru saada. Ja vaikselt hakkab kohale jõudma. Ja mitte liiga kiiresti, aga vaikselt. Ja me üritame lapsi suunata oma parimat äranägemise järgi, et sellega, et kus kohast raha tuleb, mis see on, kuidas seda kulutada, kuidas seda juurde saab, kuidas see väärtus on, mis ta ise saad luua ja kuidas see üldse täiskasvanute maailm töötab. Ja seda ette valmistada selleks, et kui 10 aasta pärast tuleb hakata ise nagu oma ajal käel hakkama saama, siis et nad päriselt, nüüd saabus, hakka hakkama saama nüüd ja enne pole mitte midagi rääkinud sellest. Et see ma näen, on vanemate kohustus ette valmistada last selleks, kui ta nüüd ükskord tahab välja kolida, see paratamatult tuleb see aeg, siis on ta päris eluga valmis, mitte et tal on mingisugune helesinine unistus kuidagi roosa manna loodud, et siis see ei ole üldse see, mis ma arvasin, et see on. Ja me tegeleme sellega jõudu mööda vastavalt sellele, kui palju lapsed ise on võimelised vastu võtma. Ja me rõhume hinna kvaliteedi suhtele tegelikult. Et noh, mis iganes on need riided või asjad, ei osta kõige odavamat, et noh, turukaupa ei osta, aga ma ei osta talle ka, ma ei tea, kogu aeg Nike ja ma ei tea, Jordani riideid on, et mõistlikult, jah, mõned sellised edevamad asjad võivad olla, et noh, ei pea päris tundma, et nüüd ma ei saa mitte midagi, on ju. Aga mõistlik hinnakvaliteedi suhet. Kui ma tean, et noh, ühel lapsel on poole aastaga püksipõlved läbi, no ma ei osta talle 100-euroseid pükse, on ju. Ma ostagi siuksed, et ma tean, et need kestavad tal aasta ja tal on niikuinii põlved lähevad esimesena. Meilt võib-olla ka samad näited siia, et mul on olnud ka lastega samu vestlusi, et nagu nendel on ja meil ei ole ja mina olen võtnud selle tee, et hästi otseselt öelnud sarnaselt ilmselt nagu sina, et aga inimestel on erinevad võimalused ja ei peagi saama kõik, et see, et teistel on, ei mitte kuidagi tähenda, et sinul peaks olema, et see ei ole nagu asi, mida elus vaadata. Mida me ei tee, me ei maksa lastele iga nädalast või iga kuist taskuraha. Me ütleme selle kohta eksisteerimistasu, et neil ei ole vaja seda, sest mis nad teevad, nad ostavad kommi. Kui neil on midagi vaja, tulevad, küsivad raha, ma annan. Näe, mul on vaja, ma ei tea, mingid pliiatsid või mingeid asju või lähme ostame koos. Aga lihtsalt, et maksta iga kuu raha selle eest, mitte millegi eest, et nad on lapsed ja saaksid osta kommi või ma ei tea, mõttetut jama kokku. Mis liiga palju head käitumises üldjuhul ei tee. Just, et seda me jah ei tee. Mina olen enda tütre suunanud ise teenima
ja näiteks mida ta teeb suveti on see, et ta võtab meil aialauale, paneb sinna autotee kõrvale, siis võtab mingid puuviljad, banaanid, õunad, lõikab topsi, paneb topsid välja ja inimesed ostavad ja kusjuures ma üks hetk pidin selle ära katkestama, sellepärast, et inimesed ostsid minu arvates liiga palju. Nagu selles mõttes, et see summa, mis ta ühe õhtuga kokku sai, oli, mõtlesin, et nüüd pea pausi natukene. Et see ikka mingi 50-60 euri tuli seal mingisuguse tunni aega või midagi sellist, et kõik sõitsid järjest möödas, mõtlesin, et läheb liiga lihtsaks. Takistad äritegevust. Takistan äritegevust ja valitsus. Maksud, kuuleti elektrit ja maksta, võtan osa endale. On teil midagi transpordi osas, mingid nagu erilisi, ma ei tea, mille järgi te otsustate, et kütuse peale kui palju kulutate või lihtsalt sellised olulised sõidud? Ostame säästliku auto, mis ei kuluta väga palju kütust, et see oli nagu üks eesmärk. Säästlik ja kestev auto? Jah, lapsed saavad ise kooli mindud, ei pea viima tooma kogu aeg. Jalgratas, ühistransport on vabadus. Ja... Aga ikkagi kõik toimub nagu mõistlikult, et kui ma tean, et mul läheb ma ei tea, kas või tööle sõiduks bussiga tund aega, autoga 15 minutit, siis ilmselgelt ma käin autoga. Et oma aeg loeb ka ikkagi midagi. Hobide peale on mingeid, kas teil endal on sellised hobisid, mis võtavad raha? Või olete samas ilmselt ühte hobi saab teha mõlemat pidi, et saab sinna rohkem või vähem raha suunata? Meil ei ole selliseid väga kulukaid hobisid. Mari-Liisi hobi on heegeldamine, teeb väikseid loomasid. Et jõudu mööda, mida hobiks nimetab. Lapsed on minu hobi, enda lapsed. Jõudu mööda, ma aitan teisi, kui seda hobiks saab nimetada, teisi lapsevanemaid, kellel on õpiraskustega lapsed, et annan lihtsalt juhiseid neile, kuidas ja mismoodi. Aga kust see sul tulnud on? Enda kogemus. Enda kogemus ja tahad seda edasi anda? Just, et seal, kui ma olen lihtsalt käinud läbi sellest haridussüsteemist, kui endal on lugemisraskus, keskendumisraskus, siis teades, kui valus see on, siis ma tahan lihtsalt, et teistel ei oleks nii valus. Et see on lihtsalt, ma ei tea, kas seda saab hobiks nimetada. Enda pere kõrvalt aja röövimine. Mari-Liisil on ka väike hobi. Käib raamatukogus, aitab lapsed lugeda. Ja meil on teraapiakoer ja temast on saanud nüüd lugemiskoer ja me käime siis Männiku raamatukogus 2 korda kuus ja siis saad lugeda. Kuidas see töötab, et ongi see koera nagu lähedal olu rahustab neid lapsi või aitab? Ja koer ise loeb ette lastele. Me teeme nalja, et koer saab väga targaks, et ta on nii palju raamatuid kuulnud juba. Järgmisse saatesse võtame selle koera kaasas. Tegelikult jah, teraapiakoer on siis koer, kes on hästi inimesesõbralik, igati pidi läbi testitud, et ta ei oleks kuri, isegi kui sa tal toidu hammaste vahelt ära võtad, et ta ei hammusta. Ja hästi turvaline lastele ja ta lihtsalt on ja kuulab, kuidas lapsed loevad ja lihtsalt see koera lähedalolu. See, et laps saab lugeda, koer ei ütle talle halvasti, et sa loe kiiremini või loe aeglasemalt või miks sa venitad või ära tee pausi, et sihukest asja ei ole. Ta saab lihtsalt omas tempos lugeda täpselt seda, mida ta tahab ja koer lihtsalt kuulab. Ja vahel tuleb koer, paneb pea sülle või keerab end ümber lapse kerra ja see on, mõni päev on nii, mõni päev teistmoodi, aga lapsed saavad väga hea kogemus ja nad saavad julguse, et nad loevad kõva häälega, et lihtsalt kellel on siis, kes ei julge võib-olla klassi ees rääkida, saab jälle kogemuse, et ma ikkagi õpin kõva häälega lugema ja rääkima ja. Siis ma näen, et teil mõlemal on selline mingi sisemine soov nagu tagasi anda tegelikult ka. See on selline nagu sotsiaalne projekt, ütleme. Maailma parandamise projekt. Maailma parandamise projekt. Töökohtade koha pealt, et kas te mille järgi te oma töökohtasid olete valinud, et kui palju nagu raha versus see, et see asi päriselt endale meeldiks? Või on selline nagu võimalus olnud valida niimoodi, et öeldakse, et luksus on sageli käia töökohal, mis sulle nagu meeldib? Jah, võib-olla kui ma valiks, mis meeldiks, ma võib-olla tegeleks rohkem käsitööga, aga fakt on see, et leiba sa tegelikult lauale ei too, sest masinatega tehtud asjad on kõvasti odavamad.
kuigi ma teen ka tööd, mis mulle meeldib. Et jah, kui ma saaks valida, ma teeks võib-olla midagi muud, aga samas mul ei ole ka praegu see töö vastu midagi. Aga ütle siis juba. Ma olen tarkvaraarenduses analüütik. Okei. Sellepärast ka võib-olla siis kogu see planeerimine ja mõtlen 3 päeva toitu ette ja äkki see läheb... Jah. Tuleb kuidagi iseenesest. See tuleb iseenesest, see ei ole mitte, töö on tulnud pigem nagu sellest, milline mina olen, mitte vastupidi. Aga Ahti, sinuga me oleme olnud tegelikult väga sarnaste valdkondade peal. No minu töökohad, eranditult kõik töökohad on sülle kukkunud. Ma ise see on ikkagi jumala õnnistus, et mul pole olnud vaja oma elus CV-d teha. Ja ma olen saanud tööd teha ja areneda nendes valdkondades, mis mulle meeldivad. Okei. See tagantjärgi vaadates elu peale, see on ikkagi olnud jumala õnnistus. Okei, väga tore kuulda. Aga me oleme omadega jõudnud nüüd saate lõpu poole ja nagu meil tavaks, iga saate lõpus on selline tarkuse tera. Ja seekord on see kogujast, koguja 4-9, et parem on olla 2 kui 1, sest neil on oma vaevast hea palk. Kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase ülesse. Aga häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb, ega ole teist, kes ta üles tõstaks. Et mulle tundub, et see selles iseloomustab tegelikult teie suhtumist väga hästi, et te oletegi üks ja toetate teine teist. Ja kui mingisugune raske olukord on, siis te aitate teise sealt edasi. Et võib-olla see, kui me ajamegi asju eraldi erinevad rahakotid, siis paratamatult juhtub see, et me toetame teineteist vähem. Et mis teile tuleb mõte sellega seoses? Esmasena on see viimane 1,5 aastat on Mari-Liis mulle väga suureks toeks olnud. Meie peres oli, minu tervisega oli raske hetk ja Mari-Liis on selle tõttu pidanud väga kaua kandma väga suurt raskust. Ja kui mina oleks see hetk olnud üksinda, siis minu elu oleks, ta ei oleks täna see, mis ta siis oli. Just tänu sellele, et Mari-Liis oli see hetk toeks, ta kandis kõik see raskuse ja selle koha pealt see kirja koht vastab täitsa tõele, et üksinda mina ei oleks hakkama saanud. No ma ütleks, et abielu on nagu paarisrakend. See iseloomustab kõige paremini, et ikkagi sa lähedki 2 koos ja kui üks läheb kuhugi kõrvale, siis selle tulem ei ole hea. Väga kihvt, et sa meeste rahvana eriti seda välja toodud. Mulle tundub, et sageli meeste jaoks oleks selline ego küsimus, et ma ei saa öelda, et mind naine aitas, aga ma arvan, et see tegelikult teebki teie suhte selliseks, nagu seda on näha olnud tegelikult praegu. Samas meil ei ole nüüd sellest juttu olnud, aga ma tahaks veel selle lisada, et tegelikult ilma Jumalat ei tee midagi. Ja mis on meil peres ka hästi oluline olnud, et kümnis oleks alati makstud. See läheb kõik esimesena, nii kui palk tuleb, me paneme kõrvale, see läheb nagu maksame kümnis ära. Ja mõni kuu on olnud küll, kui ma olin lastega ka pikalt kodus, et selline küsimus, et kuidas me üldse rahaliselt välja tuleme, et see on nagu müstika olnud. Et me elasime väga pikalt tegelikult ahtipalgast. Aga kui see kümnis saab makstud, siis kuidagi kujuneb niimoodi, et lõpuks ikkagi kõik on olemas. Et ma võtaks selle kokku siis niimoodi, et... 3-kordsed lõnga ei rivita puruks. Jah, et ma võtaks kokku selle niimoodi, et kui on paar, kes on ilma Jumalata, siis neil võib olla nagu hea ja tugev suhe, aga alati on paar, kes on Jumalas, neil on see nagu ekstra tugevus seal juures tegelikult, mis annab selle jõu edasi liikuda. Aga suur tänu teile, et te tulite saatesse. Väga huvitav vestlus oli ja kohtume veel.